No nii, tervist, et mul siin enda Volvo jälle sees. Et ma siin vahepeal olen sõitnud sellega, et oli häda, et musta suitsu ajas kõvasti. Et siis tegin summuti ehitamisel ise lolli vea, et ma juba siis teadsin seda, et see läheb katki. Et lambda anduri nurk võib olla maksimaalselt mingi 90 kraadi äkki oli. Aga mul jäi natukene niimoodi, et see ots jäi püsti. Et ei viitsinud uut auku teha sinna summutisse, et katalüsaatori küljes oli olemas konkreetne auk. Aga jah, see lambda sai otsa siis. Et põhimõtteliselt läks siia uus lambda ja tegin uue augu sinna summutisse. Ja läks ka uus õhukulu lugeja, et selle sai uue pandud. Ja siis põhimõtteliselt natukene lekib midagi siin. Et mul on siin hetkel on radikad asjad eest ära. Et mootori radika otsavannid lekkisid. Ja siis selle töö käigus panen ka uue värskema välimusega paisupaagi. Lisaks tal siit õlivarda toru ja varda enda vahelt lekkis, et sai mingid originaaltihendid siia ostetud ja turbo õli ärapool lekkis. Need said ka originaaltihendid pandud sinna nüüd. Lisaks vahepeal siit karbist käis üks asi väljas. Seal on mootori juhtaju siis. Et seal käis tegemises põhimõtteliselt ES-Racingid jah, mind jutule võtta sellega. Et siin tuleb ajust kivi välja joota ja tükk nikerdamist on selle ajule peale keeramisega nii-öelda tipimisega. Et siis ma viisin Urmole selle chip.ee-sse. Ja nüüd ma olen selle tagasi saanud, olen külge pannud, olen proovinud korra, et päris hästi liigub juba. Et saab automaatkastist jagu üks päev. Lisaks Wolf Garage'ist uus kütusepump, see on 255 liitrit tunnis, et originaal on 100 liitrit tunnis, et vahetan sellega välja. Ja rihma märgid vaatan üle veel. No põhimõtteliselt nüüd kogu see krempel siin. Seal on kliimaradikas, turbokuuler ja mootoriradikas ja ventikas. Et see läheb siit vahelt sisse nüüd. Suhteliselt lihtne on vahetada. Kliimaga põhimõtteliselt sain täis, paar päeva töötas. Mul see pumba külge läksid mingid universaalsed tihendid. Et need ei pea, et ma nüüd tellisin uued originaaltihendid ja siia kuivatele samamoodi, et neid mul veel pole jõudnud, et neid ka külge panema, siis saab kliimaga korda uuesti. Ja summuti käib siin, kui ratas maas on, siis käib vastu seda sillatala siit, et ma pean korra alt ära võtma selle natukene lapikumaks tegema selle siin. No nii, et võtsin kenekarihma ka maha, et mul oli vaja kenekarihm ka vahetada, et see tegi häält veits, aga võtsin rihmakatte maha ja nüüd ajan nagu ülitäpselt paika need nukvõlid, et siia taha käib siuke plaat peale, et siit nuka otsast need on veits eksentrikud, et siit annab regullida. Et ajaks ülitäpselt paika, et äkki saab siit veel natukene jõudu juurde, et täpsemalt, et kui veits mööda on, siis võib veits jõudu kaotada nagu. Ja siis lähevad uued küünlad peale. Jagaja rootor, ma vaatasin, et ma kunagi olen vahetanud seda, aga ta on veits tahab puhastamist saada. Ja jagaja ka on samamoodi. Ja uued küünlajuhtmed lähevad peale siis. Et
et mul hetkel on nüüd paigas nukad, et ma keeran siit eest kinni veel. Ja siis saab kokku tagasi laduda. No põhimõtteliselt olen otsapidi paagis omadega. Et siin on ennem oli juba mingi teine pump pandud, mingi Boschi pump. Ja mul täpselt pistikud ja asjad sobivad selle Teachwerki pumba külge. Et see põhimõtteliselt on üks ühele läheb külge siia. Seda alumist, seda korpust oli juba siin moditud, et väiksemaks lõigatud, et ma lõikasin veel veits väiksemaks, et see pump on jämedam kui see ja see vist on jämedam kui originaalis. Et originaalis on 100 liitrit tunnis lööb pump, siis Teachwerki oma lööb 255 liitrit tunnis. Et ma selle kohta ei oska täpselt öelda. Ma peaks vaatama koodi järgi, mis see teeb. Aga ühesõnaga nüüd panen sinna paaki tagasi selle ja saab proovida. No nii, et pump on küljes, et praktiliselt on nii vaikne, et ei kuulegi. Et Boschi 044 möörigaks väga kõvasti siin paagis. Aga sellega võib rahule jääda, jah. Et kordaks üle siis, mis tehtud sai. Et kütusepump sai uus, paisupaak sai uus, radikas sai uus, genekarihm sai uus, nukad sai paika keeratud, küünlad läksid uued, küünlajuhtmed läksid uued, jagaja kaane ja rootori tegin puhtaks, siis õlivartatihendid läksid uued ja õli äravoolutihendid ja mootriõli läks uus koos õlifiltriga ja käigukasti õli läks uus. Aga eile ma käisin proovisõidul, siis esiteks mingi lambi hetkel kaovad käigud ära kastil. Et see probleem oli juba ennem korra, mitte minu käest sõites, aga üks siin sõitis, ütles, et kadusid ära. Et keerad süüte välja ja paned uuesti käima, siis tulevad tagasi käigud. Ma siin puhastasin mingid pistikuid ja asju ja kangi ovastiku regullisin üle uuesti, et nüüd saab uuesti proovida siis. Ja teine asi, mis proovisõidul välja tuli, et turbo juurest oli ikka leke, et bypassi all oli väike õlitilk, et ma võtsin täna selle bypassi veel lahti uuesti ja seal tuli välja, et bypassi membraan oli puruks. Õnneks leidsin riiulist teise membraani sinna, et ehk saab hea nüüd. Ja nüüd polegi, et ma panen suverehvid alla siia ja siis saab sõita. Et plaan oli minna tegelikult lõppkiirusvõistlustele, One Mile Challenge. Et siin maikuu sees nüüd see poole miili üritus jäi ära vist, et rihime sinna augusti selle 1 miili üritusel ikka, et vaatame, kui palju ta aeglasem on mu S4-ga võrreldes. Et suht sarnane tehnika on S4-ga võrreldes, lihtsalt mul pole siin suuremat kuulerit ja asju, et ja 4 vedu pigem on kahjumiili peal kui kasuks. Et vaatame, mis sealt tulla võiks. Et S4-ga ma sõitsin 241 kilomeetrit tunnis originaaltehnikaga. Et siiamaani keegi vist pole seda üle löönud. Et vaatame siis, mis saama hakkab. Ma loodan, et see käigukast saba ei andnud, et kui andis, siis on muidugi mõttekas juba manuaaliks teha. Aga võib-olla panen siia proovisõidu video ka siis lõppu, et selleks korraks on siis kõik.
no nii, ühesõnaga sain siis sellest Volvo käigukastist jagu, et mul on siin tõstuki peal on üks Doonor V70, seal on sama mootor vahel ja sama automaatkast, et võtan siit kasti ja panen esialgu peale, et kui ma sellest ka lahti saan, siis mul on siin siuke asi juba, et see on manuaal käigukasti hoovastik. Mul on olemas põhimõtteliselt tooratas käigukasti saaks, see on suht Romulas päris palju oli saada neid, hinnad olid seal 100–200 euri ja põhimõtteliselt mida mul ei ole, on pedaale, et kui kellelgi on pakkuda, siis võib pakkuda mulle pedaale, et neid Romulast ma ei leidnud ka, et siis võib-olla saaks manuaaliks teha selle ja põhimõtteliselt seekord oleks kõik selle videoga, et ma võtan siit Doonori pealt kasti maha ja siis vaatame järgmine video, äkki paneme sinna enda omale peale selle.